Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist, jalgpallistuudio Roos. Loomulikult räägime taas Eesti jalgpallist ja võib-olla natuke seekord vaatame otsa tervele esimesele ringile, sest et 9 mängu on riigil klubil mängitud, mis tähendab, et veerand hooajast läbi. Ja stuudios siis 3 meest. Üks põhjus, miks me mitte ei hakka mängudest rääkima, vaid räägime natuke suuremat pilti, on see, et ega me liialt palju ju meistriliiga staadionile jõudnud, Andres Ooper ei jõudnud sellepärast, et esiliigas siin saates muidugi me ei unusta täitsa ju see teema üles võtta, et Andres lubas tiimile, et kui tuleb 3 järjestikust võitu, siis ta tõmbab ennast kiilaks. Ja oli ju suur mäng Velkoda, see oli see koht, kus oli koperdamise koht, tahtsin ise ka tulla, ma ei tea, kevadväsimus on jäin diivanil madama ja siis vaatasin enam ei jõudnud sinna staadioni, väga kahju oli ja saatsin, võidan Maardu ära ja kõik tehtud. Aga Andres ikka juuste lehvides kohal. See 3 võidust 1-1 Maarduga, et Velkoda näitasite, et on seda võidumaterjali küll ja Maarduga siis näitasite, et stabiilsus ei ole vist teie kõige tugevam külg. Ja kui sa võtad, et 9 punktist 7 saime küll kätte, siis ei, ma ütleks, et Maardu ei ole nii kehv sats midagi, et seal on mängijaid küll ja et peab ütlema, et teisel poolel jah, nad said oma mängu kätte, et meie pigem teisel poolel andsime kuidagi järgi, et läksime küll juhtima ja ma ei tea, kas siis mingi rahulolu tekkis, et tulebki ära, et saabki kiilakaks ajada. Oota, ma tahaks küsimus, millal sa viimati kiilakas olid ja kas sa naispoolega rääkisid selle ideega läbi või? paar aastat tagasi kusjuures olin ja siin on veel mingi teine asi ka tulemas, kus ma pidin helistama, ega see ei sega, kui ma olen kiilakas. Siis jah, täna hommikul saadeti, et kas sa nüüd oled kiilakas, et jah, eks ma ikka arutasin. Õige, võtta, et kodurahu peab hoidma, võtta, see on tubli teis. Et jah, aga et kahjuks jah, ütleme, eks ma ütlesin, et mina oleksin nõus olnud oma juustest loobuma, et nendest 3 punktist või 2 punktist siis on kahju, et me neid kätte ei saanud, et nüüd meil tuleb järjest 10 võõrsil mängu ja eks tuleb nüüd uued eesmärgid seada siis, et kas need on 3, 5 või 10 mängulised, see peavad nüüd poisid vaatama endale ja me kõik tegelikult peeglisse, et siit tuleb õppida edasi minna, aga jah, ma nagu ütleme, eks ta oli natukene tusaseks tegev või et ütleme, et nagu jah, et võitad Velko vastu nagu hea võidu, magusad punktid ja täitsa teenitud nagu võidu ära ja siis nagu jah, kaotad nii öelda punasele laternale, aga ütleme kogu austuse juures, et see Maardu ei ole nii kehva, et ta seal viimasel kohal peaks olema. Ja üks põhjus, miks me ei hakanud siis mängust rääkima, et Madis Kallet vaatas mänge ainult ekraanilt, kuule, saad aru, seal Nõmme staadioni kõik Delf oli kohal, oli Kaspar, mul tõmmatakse poole tambad välja, Ruus, Ken Toor, kaotasin Marta Ajalile tennises 0-6, Laomees, Lodunov, Vatter, mina, kõik olid rõõmsad kohal, keda ei olnud Eesti tippmängu vaatamas, loomulikult Madis Kalvet, ainult kodust, isegi pidid vaatama Paide ja Florat, ikka kodust, mis toimub? Madis Kalvet, miks sa ei jäi staadionil? Sellepärast, et publiku numbrid ikaldavad sinu suruste pehmode pärast. Ma tea, kas mind pannakse see number sekka, kui ma lähen selle pressikaardiga, et ma ei otseselt pealt vaata ei ole, ma olen ikka... No klikitakse, seal tead küll, kuidas loov klikkimine on meil ju tead küll staadionit. Kuidagi ütleme niimoodi, kodused asjad jooksid see eelmine nädal niimoodi, et staadionil jah, füüsiliselt jõudnud, aga ma siin, et jah, siis oli see tol päeval, kui teete kõik Nõmmel, siis mina vaatasin Harju Paide mängu hoopis, mis osutus päris huvitavaks. Tead, üks asi, meil on saates võib-olla 3 teemat, vaatame, kui me jõuame ära teha ajaliselt, et siin tulevad igast muud asjad peale, aga esiteks tahaks, eks ole, valida esimese ringi sümboolse koosseisu. Kui jaksab, siis vaatame korraks otsa Leegioni karistustele, aga enne üks osa, mida ma ei jõudnud rääkida, paneks igale klubile hinde ka selle esimese ringi eest. Lihtsalt kuidas tundub, et Levadia, liider, kaotus ette, 21 punkti, on üks kolemäng oli Nõmme Unitediga ja tegelikult kaotasid siis punkte, ma ütleks kaotasid punkte Kaljule ja Paidele, sest mõlemas väärisid võib-olla 3. 21 punkti liider, mis see hinne on? Mina
ma hästi palju rõhutan, mida ma ennustasin, mina ennustasin neid hooajal võitjatesse, minu arust see esikoht on loogiline, aga mis on, kas on selline 5 miinusega või tahate puhta 5 panna või kuidas teil see viil on? Ma ütleks isegi 5+ tegelikult, jah, et need mingid no 5+ ei saa sellepärast, et ei ole 9-9, ütleme ja siin ongi need, mis sa ette lugesid, need mõned valusad punktikaotused Paide vastu just ja nii edasi, et selles mõttes ei, ikka 5. Ma arvan ka, et kui ühtegi kaotust ei ole, et siis 5 panna küll, jah. Kalju, vahepeal tundus, et siin esimese ringi kindel võitja ja viimasest 4 mängust 1 võit ainult. Kui siin kaotus, ütleme, Paidele oli okei, Viik ja siis, et sulle võitsid seda derbis Nõmme Unitedit, tundus, et pole hullu, siis nüüd eile ikkagi see Vapruse mäng oli ikka päris kole, et kiiresti 0-2 taha, Andreev mingi pool tunnil enam-vähem kohe 2 vahetust, aga päris sellist nagu suurt särtsu nüüd üles ei saanud. Samas, ma ei tea, kas Kalju ootusi arvestades see teine koht on vist ikkagi enam-vähem okei. 4+5 miinus, ütleb Madis Kallet. 5-. Jah, sobib, et selles mõttes ikkagi enamus sellest esimesest ringist asjad toimisid, et nüüd jah, nüüd on vaja korrigeerida mingid pisidetaile ja et kuidagi Männilaan ei saanud sisse seal viimases mängus, et see jah, algus läks nagu aia taha, siis ei saanudki käima kuidagi ennast. Et aga ikkagi, tegelikult on korralik esimene ring on. Paide väga lihtne selles plaanis, et tundus, et võib-olla võidavad isegi esimese ringi ära, aga viimases 2 mängus siis kõigepealt Viik Harjuga 2-2 ja siis otsa eilne 1-2 kaotus Florale. Andres Opper, kuidas Paidel on minust see häda, et nad ei suuda, ma ei tea, mis see ilus sõna, nad ei suuda nagu mänge kontrollida. Et selles mõttes, et neil on nagu kõik olemas, aga kui on vaja, vahepeal nagu mängu üle kaob see kontroll ära, et asjad lähevad kuidagi laperdama igal pool ja siis nagu vastased nõelavad. Ja kuidagi ei ole, seda olen juba korran mitu korda, et ei ole oma mängu leidnud, ei ole kindel nende mängu see, et jah, korra tundus, et hakkab minema, aga see, kuidas nüüd Florale kaotati ja Viik enne seda on ja Harjuga, et see näitab ikka nende nõrkust, ütleme niimoodi, et just see viimane kaotus, et edu seisust mine suru edasi, pane suru oma mängu peale, aga jah, kuidagi nagu Vassiljev ütles ise ka, et hakati hoidma või hakati mingid asja otsima midagi, ma ei tea. Aga jube palju, eks ole, Paidel on seda, et on seda koosseisu mitte otsimist, vaid kogu mingi häda, et keegi on jälle puudu, et sa sellist asja, mul on need 11 meest, ma nendega panen nagu Levadial, põhimõtteliselt Levadial on saanud panna läbi hooaja sama 11 mehega, siis Paidel seda luksust Vassiljevil ei ole olnud, et selles mõttes ma isegi selles osas midagi hullu ka nagu ei ole, et saab, kui loksub see 11 paika, siis seal võiks olla küll, mis on 4-, 3+? Ma võtsin ka 4- peale, et ikkagi see tabeliseis kokkuvõttes on ju numbriliselt on kõik nagu hästi, nad on mängus sees ja see pole hullu midagi, aga samas jah, eilne mäng Flora vastu ütles ka, et ikkagi tervikuna nad mängus olid igat pidi jäid ja Florale alla, et seal ei olnud nagu sellist ei saa midagi öelda, et ma ei tea, Flora võitis seal, ma ei tea, juhuslikult või midagi niisugust, nad teenitud võitsid ja Paidel tegelikult ei olnudki niisugust ju mingit vastukäiku, isegi kaotusseisus olles nad olid seal kohati saanud ju oma pooleltki välja, et nagu jah. Levadial siis 21 punkti, Kaljul 19, Paidel 17, järgmine meeskond. Jälle kiidan ennast. Meeskond, mida ma ütlesin, et hakkab tulema, mina ennustasin 5. on tegelikult hetkel 16 punktiga 4. Laadri, Jott ja Harju. Nendel siis viimasest sellest nädalast on siis 2-2 Viik Paidega. Ja siis võtsid, mina ei tea, raskustega mitte maitse asi, aga võtsid Tammet ära, et selles mõttes raskustega nad võtsid Nõmme Unitedi ära, see oli pigem raskustega. Ei oleme ausalt seal Tammeta Harju seal ikka haigelt raiskas Tammeta taaskord, et aga mis Harju pool, mina ütleks Harjul on olnud 9 mängust, kui Levadial on olnud 1 kehv mäng, siis ma ütleks Harjul on samamoodi olnud 1 kehv mäng, see oli see Kuressaarega, kus nad olid loiud, ma ei tea, mis seal oli, see oli täiesti kehv mäng, ülejäänud on selline, et on oldud suurtega mängus ja väiksemad isegi on kehvasti mängitud, ma vaatame Harju Tammeta, ütleme vana hea XG, Harju 1,4, Tammeta 3,1, tegelikult ei väärinud sealt punktigi, said 3, tegelikult on kõik ära teinud, see on vist selline 5, ma olen väikse miinusega, ei, kindlasti 5, ma arvan miinused ei ole, seal võib küll vaja panna, et 1 kehv mäng. No jah, ikkagi ma arvan sellist hooaja algust poleks ikka
tõesti osanud oodata, ma arvan, ise ka küll mitte. Flora, 15 punkti, 5 koht, tegelikult justkui hakkavad jalgu alla saama viimasest 5 voorust 4 võitu. Narvale 6-0, aga Narvat Viimsi võidaks ka, ma arvan, praegu mingi 9-0. Ja siis... Meie alustasimegi seda nii-öelda, et tulime 0-3 pealt 3-3 peale, et sealt see jamad hakkasidki pihta Narva. Ja siis eile Tartus üks Paidega, mis Flora puhul üks asi, mis silma hakkab, mul on ainult hea meel aga mehed nagu Valdmets. Ma ammu, kaua see Valdmets seal U21 on, pande ja mängitame. Varjund on saanud suuremasse rolli, Kalmõõtrov on saanud, eks ole, algkoosseisu. Kollo ei ole super hea olnud, aga trõikidest meil oli 4 kaitset, kes me rääkisime, me ei arvanud, et Kollo on see põhimees. Et on pandud need noored peale, noored on hakanud tootma, jumal tänatud ja see, et Valdmets on üliäge olnud, jumal tänatud, et kaua me seda Antonovit siin vaatame keerutamas, et las need noored tulevad, teevad, aga et see vist annab väikese sellise põhjuse neil anda 3-. Mina ennustasin neid 4. Ma ütlen jälle, ei on teenis. On 3-, vist okei on. Arvestades, et mis need eesmärgid ja asjad on ikkagi Floral kogu aeg seal topis olla, siis kindlasti ei ole nad hetkel selle oma kohaga rahul ja juba nii-öelda 9 mängust on 5 võitu, 4 kaotust, et see ebastabiilsus on 0-4 Levadiale ka muidugi. Ja see 0-4 oli vägagi paha. See derbi oli piinlik. Nojah, see oli päris valus. Et ütleme võib-olla see... Aga sellest comeback oli sellest hästi tehtud teel. Ja lõppenud nädal võib-olla selle nad võib-olla ilustab seda pilti, mis seni nagu oli ikkagi pigem nagu suhtlust nagu eile ka mängu ajal ka seal isegi ette kommentaator ütles ka, et nii närviliselt tammuvat Vassiljevit pole nagu varem olnudki, et ikkagi kui eelmine hooaeg kuidagi läks kõik nagu sujuvalt, siis nüüd ikkagi algus ikka viskas tükke sisse nüüd. 6. loal meeskond, kes löönud 20 väravat ja lastnud sisse 22 väravat ehk väravapeod iga nädal, mis on 40, see on siis, ma ei oska arvutada, see on siis peaaegu 5 väravat per mäng, tuleb, eks ole, seal 4,5 kuskil, jah, see ikka. 10 punkti Nõmme United, ma arvan, et Nõmme United võib ka pigem minna sellesse plusspoolele, eks ole, et ma arvan, et selle 6. koha oleks vist igal juhul vastu võtnud, et võib-olla see 4+, et oli ka koledad mäng, et taaskord see derbi on see koht, derbi on oluline. Ma saan aru, mängu pildi järgi ei ole taaskord. Ma ei näinud ühtegi Nõmme United mängijat, et oleks häirinud see, et derbi, kus ma näen punaseid, kus ma näen seda löömat, vägivalda, kus ma saan seda, et ma saan aru, et see on derbi, ma ei saa aru. See on, et ma ütlen, et derbiks peaks ikka nimetama seda asja, kus on nagu väljakul põlemist näha. Aga ma arvan, et selline 4+ on neile okei, Vaprus võitsid Kure vahepeal 1-0, võitsid Kaljut 2-1 supervõitu. See kergitas nad võib-olla isegi ootamatult 7. 10 punkti, hakkavad jalgu alla saama, Pärnu 7. koht 10 punkti, Madis Kaalek, kuidas tundub? Ütleme, nüüd tundub juba päris okei, et ega nad siuke ju liiga 6-7 võistkond eeldust kohaselt peaks nagu olema, et siuke, ma ei tea, siuke 3+. Tugev koolipoisi 3. Jah, et neil vist see koht, see 7. koht, kus nad praegu justkui on, see on selline miinimum, eks ole, nad sihivad 5. on ja 8-9 oleks juba läbikuttumine, et on täpselt seal siin rahuldav. 5. püüdmine jah, et sõltub, kui hästi Harju ees läheb, et kas see tekib see reaalne olukord üldse seda 5. püüdmise hooaega. Kuressaare lahe peal asjad justkui lippasid, et sulle võitsid siin Narvat, võitsid Harjut, aga see nädal läks justkui nihu, et 0-1 Vaprusele ja 1-2 Nõmme Unitedel 0 punkti, aga Kuressaarel 8 mängud 9 punkti ei ole väljalangemistsoonis, see vist Andres Ooper on neil kõik hästi, et 4+ isegi või? Ja selles mõttes on kõik hästi, aga just need viimased 2, et lähikonkurendile või võib-olla kellega nad ennast seal võib-olla võrdlema peaksid, et need on kindlasti 2 valusat punktikaotust. Aga ma arvan ka, et 8. koht ega sinna võib-olla, ma ei tea, kuhu nad ennast paigutavad ise, aga jah. Kindlasti püsima jäämiseks. Ma arvan, et see nende siht ongi 7-8, et rohkem oleks natuke kulme. Tartu Tammeka, mina ennustasin neid viimaseks. Võta näpust, see on ületanud ennast. Ei no tegelikult nii hull ei ole, Tartu Tammeka tõepoolest 7 punkti keel viimane. Said 1-2 Levadia, mis oli okei, said 0-1 Harjult, mis oli selles mõttes ka mängupildis, nagu öeldud, oli okei. Aga
Neil on küll see häda, et nagu mängu, me võime siin pea iga mäng võime öelda, et näed, et Narva Trans, et see Tammeka mänguliselt oli just ju väga okei, kõik oli tore, aga noh, fakt on see, et mis neil on 5 mängu vähemalt võiduta nüüd juba, et see oli 5 mänguga 1 punkt on praegu tulnud vist viimase 5-ga, et see Vants Vapruse viik, et see avaringi lõpp ikka vajus nagu täitsa ära neile. Ma ei teagi, kas see eelviimane koht, ma ütlen minu ootused, et teised, kas see on 2 või? No ma arvan küll, et samas kui vaadata ka, ma vaatasin eile neid Sokkeritest üle korraks need HL-vaated, et mis eelarvetega meeskonnad... See on jälle suhteline, see on selline, ma ütlen see, et Tammekal ei ole suurem eelarve kui Nõmme Kalju, see on lihtsalt kuhu reale sa mingid asjad paned. Ja seda küll, aga mõtlen siiski, okei, see võrdlus kaljuks, aga mõtlen, kõik need Unitedid, Pärnud, Kuressaared, kõik nendest on ju suurem eelarve ikkagi. Ja ei, ma ütlen ka, et sul on 5 legionäri, eks ole, Kuressaarel 0, Vaprusel 0, eks ole, et ma arvan, see ainuüksi Kuressaare tagale, et on 200. Aga ma ütlen, seal mängupilt on lubavam, kui on see tabeliseis. Ja Narva Trans, Anne Sooper, kas see, see on vist, ma ei tea, kas see on praegu küll väga valus. See on ühe panna. See on jah, selgelt alla Läti kindlasti, et siin juba võib küll mõelda, kuigi ma loodan, et nad ei mõtle, siis see, et vaadatakse enda peeglisse, treenerit räägitakse siin midagi, aga ma arvan, et jah. Neil on potentsiaali rohkemaks kindlasti kui viimasel kohal. Potentsiaali rohkemaks viimases 4 mängus. 1-5 Nõmme Unitedit, 0-6 Floralt, nüüd 0-7 Levadialt. See 0-7 Levadialt, see oli õudne. See ei olnud ju, seal isegi ei olnud, seal oli ainult 1 meesku platsi, seal oli, pool tunniks oli äkki seis mingi, ma ei tea, 4-0, mõtlesin, et kas tuleb kümps ära, et see on ikka täitsa lappes, on seal mingid asjad. Ja. Ma ei tea, mis see lahendus oli. Võib-olla hullem oli ikkagi Nõmme Unitedi vastu see kolakas ja siis see oli veel, kui see mängu sees, vaata, esimest 20 minti oli tegelikult ju hea ja siis toimus täielik kollaps, et see on nagu... ma ütlen, et see, Flora mängu oleks pidanud ju olema hoiatus, et kuule, et meil on asjad halvasti, et teist sellist ei saa ja siis saad veel hullemalt. Et see on vist jah, Rats või üks, et ma ütlen, seal on Rats, Maksimkin ja teise noortekoondisel on Suravljov. Jah, on ikka. Ja, et need on keskväljad puudu ja see keskvälji ei ole nagu meistriga tasemel keskvälji hetkel justkui. Ja raitsed ei viitsi ja kõik on nad kehvasti. See oli selline eelvaade siis. Mis on Rats või üks, mis me kõigi urjad me oleme? No viimased 3 mängu ikka tõesti üheväärised on. Paneme ühe siis, et sellisel juhul suurimad õnnestud Levadia ja Laadri nagu loogiline on ja... Aga nii on. Tule paneme siis kokku sümboolse koosseisu ka, et tempo on hea. Meil loogika on sama. Isostar vahepeal. Loogika on siis väga lihtne. Esimene reegel on 2 kuldset reeglite sümboolsete koosseisude koostamisel. Esimene reegel on see, et see peab meenutama päris jalgpallimeeskonda. Ma vihkan neid sümboolseid koosseisud, kus mingi ala EM-i parim ja siis on pandud mingi 5 ründajat, et saadki Ronaldod ja kõik asja Mbapped, et paneme kõik, et see peab olema ikka, me peame austama äärekaitseid, lõhkuvaid poolikuid, see peab meenutama meeskonda ja me ei saa panna sinna 7 ründajat ja siis on näpud püsti, see on vale. See ajab mind vaja kettasse, see on pisi asjad, mis mind närva jäävad, see on üks neist. Ja teine asi on see, et lihtsalt, et alati on see, mis formatsiooniga minna, see on mu selline mitte nii kõva raudreegel, aga lihtsalt Anders Opperit närvi ajada, siis loomulikult kuna liidril on romb, siis me peame selle meeskonna panema rombina, sest see romb liider ikkagi sümboliseerib hooaega ja nii lihtsalt on. Et meil süsteem on lihtne, igaüks siis järjest pakub välja ühe nime, korrata ei tohi neist, valime välja ühe, et lihtsalt asja mõte, et siis saaks kiita rohkemaid mehi ja siis me paneme nad rombi. Alustame väravavahtidest. Ma arvan, väravavahtide hulgas Andres alustab, ma arvan, igat vooru võib olla, siis väravahtiga vist ongi 3 nime, mida saab välja pakkuda. Sina võid võtta neist esimese, siis kelle enda soovil, et kes sulle kõige rohkem meeldinud on. No viimane mäng ei meeldinud väga, aga ma läheks ikkagi Nõmme Kalju ja Berk muidu, aga seal, neid on, siin on veel, aga ma lähen Bergiga siis. Berk on selles mõttes on, eks ole, tema... Miks seda välja tuua on ka see, et ta on tassinud punkte meeskonnale, et ta on ikkagi selle Vaadia mängus tassis, et ta on päris tõrjete poolest, et see vaatad see tõrjete tabelit, siis ta on seal täpselt selline
päris selliste meestega, kellel ta olema ei peaks, et ongi seal Pareikode, Vainulate randis, et noh, selles mõttes, et see vist on võib-olla enne viimast toorera, noh, et tal on teinud seal 10 on rohkem tõrjet kui Valner näiteks, et tal on olnud rohkem tööd ja tegelikult on ikkagi kuidagi see Nõmme Ralli kaitselinn näeb välja ägedam, kui seal see Berk on taga või mis kalvet. Kindlasti jah, et kui me siin ju panime kokku ka avaringi, noh, nii-öelda seda nii-öelda parimaid, siis avaringi parim mänge peale ka, et kui poleks eile seda kaotust tund vapusat, võib oleks selle avaringi parimaks, noh, vaniti Bergi üldse, et tegelikult tema roll on ikkagi väga, väga suur seal Kalju edus. Sa võid kohe ka teise nimele visata. No ega seal ongi, et ma ei tea, noh, kas siis Valner või Kivila. Vaat, mul peaks Kivila ei saa liiga palju väravaid lastud. Okei, no selles mõttes ikkagi, noh, ma pakun, et Valnerit ikkagi, noh, ka kui Bergil on 6, siis Valneril on 7 selja taga ja siis noh, ikkagi liiga liider ja samas ma mõtlen, et noh, ilmselt Eesti liiga väravvahtest, noh, kui siin Henn hakkab jälle koondis kokku panema, noh, ilmselt on tema silmis ikkagi Eesti liiga parim väravvaht. No jah, okei, see oli ootamatu. Mina just Kivila, Valneri ja Žaržu Rõtja välistasin näiteks, aga okei. No siis ma ütlen, mina kiidaks kaks nime, mis ma mõtlesin on ja üks on loomulikult Kuressaare Nõmm, kes on noh, mingi päris pitja puuda kõige rohkem tõrjeteid liigas, et okei, seal miinus on see, et kui on need võidud, 3 võitult, seal ta pole nagu megalt tassinud, eks ole. Ritteri, et selles see ei ole miinus. ei no selles mõttes, et ta pole, noh, et ta ei ole nagu otseselt koju tassinud, et sellepärast ma võtaks selle ühe teise nime. No ta tassis Narva vastu teelt, no mis öeldi? Aga teine nimi, kes ma tahaks ära liita, on Vainula. Seal ei ole mitte midagi öelda, Vainul oli see mäng Florada, kus penalti tõmbas ära. Sealt on, mis tal on, 2 korda on värav hoidnud puutumatuna, mis on okei, tõrjeid seal oma jagu, et Vainula, noh, kui me räägime siin, et need noored värahitjast tulevad, teevad, siis ma ütlen Vainula puhul on neid kohti, kus sa vaatad, et natukene selline, et noh, ma ei tea, välja tuletud asjad, aga minu meelest on jõhtra hooja teinud, et see oleks võinud olla see, et me räägime siin mitu nädalat kooliraha, et see on see juurdegi popim sõna. Aga sina ikka tahad oma Kivila panna. Ei, ma Valneri valisin. Aga ma arvan, et siin ekstra Berk peab olema, et kui see meie sümboolne roostis peab meenutama ta oli 11 meest, mitte 15 meest. et ta peab meenutama seda, sümboliseerima seda esimest ringi, siis ma arvan, Berk sümboliseerib neist kõige rohkem. Kus me lähme parem või vasakaitselt? Rumast sa alustada tahad? Need äärekaitsed on tegelikult ja kui teeme vasakus, siis ma võtaks Järvelaiu kus juures. Järvelaid, miks, et ole Tartus 4? Minu jaoks natuke üllatus, aga natuke üllatus, haige üllatus. et ootamatult jah, nagu tõusis pilti. Olid seda maha andnud Järvelaiu või sina selliste asjadega nagu maha andmine ei tegele? No selles mõttes, kui vaadata jah, et kuidas ta nii-öelda karjäär on ju läinud, et siis seal nii-öelda siis pärast sealt Florast lahkumist ei ole seal nii-öelda sükast, võiks öelda, et praegu on see esimene süke uuem tõusulaine nagu pärast Florast lahkumist vahepeal perioodi on pikk olnud ja mingi väga suurt õnnestumist sinna ju vahele ei ole mahtunud, et ta on kindlasti on olnud väga silmapaistev mäng esimese ringis, et üsna loogiline valik. No, muidugi tema eelis on see, et saab mängida windbackina, et selja taga on 3 meest, see tähendab, et see, et on eespool on 2+4, aga me peame arvestama, et selja taha on tulnud 22 ja seal ei saada Järvelaiu rolli alahinnata, et on ta sisse tuppa puhunud. Aga sa saad teise nime öelda? No ma ei tea, mõtlen siis Topstiku. Flora mees loomulik. see hakkab selle läbivats jooneks, ma tahtustan. Topstik, ma lihtsalt enne, kui sa ütled Topstiku puhul, mul on üks Topstiku puhul, mul on oma teooria. Topstik on läinud paremaks minu meelest. Ma arvan, et Topstikul läks natukene harjumisele aega, et ta saaks aru, et tal pole seda tõudet enam selja taga, et ta ei saa nii ulli, et minust hooaja algus oli ikkagi, ta minust Kutlas oli see, küll see tõudes ära lapib, et sellist natuke 50-50 pallide peale minetud, natuke liinidest välja tuletud, siis natuke uljust on minust maha võtnud, et enam nii rets ei ole. Ma hooaja esimene pool ma vaatasin hooli, et siin, kas see mees üldse on selline Flora Altrusis vääriline, siis viimasel ajal vist parem. No
pigem jah, et kui vaadata nüüd Flora eelmise aasta kaitseliini ja tänavust kaitseliini, siis tegelikult on juba tema ju rollis, kes peaks olema üks nii-öelda kandev mängija seal taga ja ta on must läinud ka nii samamoodi, et ikkagi voorult nagu paremaks ja temas on seda sükast nahaalsust ja enesekindlust ka, mis ikkagi, mida on nagu vaja, et jah, ütleme, et ta on olnud nagu minu silmis on ta hea olnud. Miinus on vist see, mina ei tea, palju see miinus on, et tal kui ta tõuseb ja möllab, siis rünnatul liialt palju vist sellist silmapaistust vähe aldada, võib-olla pole tema ülesanne. Vasakul on ees, Alamändele kees ka, kes seal toimetab nagu. Natukene võiks midagi võiks näppude vahel jääda, nagu eelmine aasta Hussar, eks ole. Hussaril oli ikka mingi statistiline jada taga. Ja kolmas, ma arvan, et liiga parim vasakkaitsja, tegelikult on Saliste. Jah, oleks ka pakkunud selle nime välja. Et selles mõttes, et Saliste ei ole nagu silmapaistev, et ta ei pane, eks ole, 2+4, sest ta ei ole wingback, aga kui peaks ütlema, kes on minu meelest liiga parim, kelle mina võtaks meeskonda vasakkaitseks hetkel, kui ma peaks valima liigast, siis mina võtaks ikka Salist. Aga siin võite ise valida, minu meelest kõik 3 nime sobivad. Tovstik ei sobi, Flora nii kehv on, ma ei saa Flora vesti ei saa sisse panna, et siin ma tahtlustan mõni äkki ikka satub veel. See wingbacki võib-olla situatsioon võib-olla annab isegi eelise võib-olla Salistele siis, et see on konkreetne vasakkaitse. Võib-olla siis isegi kiidame liid. Ma arvan, et me saame Nõmme Unitedit veel sisse, võib-olla. Keskkaitsjad. Anders Ooper. Iboro ja Tambedu on minul. Ei, vali üks, teeme siis Iboro. Minu nimekirjas oli ka Iboro number 1. Anders Ooper, seleta mu lihtiri ära. Iboro, ta tuiskab ringi, hüppab pallidest mööda, ta ei ole, ta minust alati eksib ja alati lapib ära, tal on mingi haige nina, ma ei saa, see on üks mees, kellest ma ei saa aru, kuidas ta alati on õigel ajal õiges kohas. Jah, see võib-olla midagi ja mingi X-faktor selles mõttes on, et võib-olla see isegi kõigile ei meeldi alati, et keskkaitse võiks olla nagu kuidagi natuke rahulikum võib-olla. Aga tegelikult on ju taga ikkagi väga kindel Levadia, et väga hästi on asjad ikka saadud ja kindlasti on see kaitseliini ja väravahi suurepärane töö tegelikult. Seal vist natuke ta tohib liinist välja astuda, vist on ju see on see, et julgelt astutakse ja järgi, et ei jääda ootama, et see on ülioluline ka rest defense, kuidas iganes seda neid asju nimetada. Aga ta päris uljad tohib seasta, minust see Šahvaik on, ma ei tea, saanud käsu või loa, et tal on ikka see, et ta läheb nagu päris sügavalt, ta jätab enda tsooni vabaks, justkui on jälle see, et on tema koht on tühi ja kuidagi toimib. Nii, mul on meil just teine Levadia keskkaitse, see Vankvo. Et ta on siin, kui oli sama see Floraga mäng oli siis ka, et kui seal ikkagi, ma ei tea, tema Sapinil keha vastu pani, siis seal oli nagu selge pilt nagu, et ta on selline kuidagi suur ja tugev ja ta on ju samamoodi, Tammiku mängis ju nüüd pingile pärast. Tammiku punast, see on Andres Ooper, ma teen sulle. Ma vaatasin ka, vaata, oli see videokohtunike saade. Ja seal oli, et see Sotterentis, see videokohtunike asi ja see sama olukord oli, kus see Tammik punase sai ja siin oli sorry, tegelikult ei olnud, et tegelikult repiti teda, tegelikult ei olnud punast. Ja tegelikult olite seda sorry, vaata, et meie aps ja mis selle tulemus on, Tammik langes pingile. Sellepärast, et seal need kohtunikud soperdasid sõna otses mõttes. Tammik meil kuradi andetus keskkaitse oli pingil, vaata, täitsa versus. Ütle veel, et kohtuniku apsud ikka juhtub, vaata. Tammikul on see üks olukord, kus ta ei teinud, teda repiti maha, siis ta pani käed, kuidagi tõmbas ka vastu, vaata, ja läinud, vaata, läinud minutid, läinud nägemist, panes selle Andres Ooperi satsi vastu esiliidet, jumal küll, vaata. Koondise kaitse. Aga jah, see ei olnud muidugi. Vankvo päris, ta oli ootamatu, et see kõva Sloveenia liiga nuremusega mees, et ta alustas pingilt, et oli ootamatu ka. Jõhtar koll. Ei, on ikka, nagu meeled natuke, kui Fomba vaata oli tagasi, oli ka kuidagi, oli siuke kindlus, tema on ka kuidagi toonud seda. Mida Fomba oli, minu selline pehmovad, minu selline Vankvo. Ei, aga tal ikkagi, selles mõttes temaga, okei, omasus või küll, aga mõtlen, Fombaga kuidagi ka toimis seal taga asi nagu, jah. Kes see UFC-s suur muust endahääne vend on? See
Gannou, mulle meenutab teda natuke. Ei, no, see on päris jõhker mees muidugi. Ei, ma mõtlen see Abraham Montfort, et mul on tunne, et see kettast läheb ja Pauru ära paneb, kui sa oled haidlas. See on nii suur. Ei, ta nagu parameetrist ja kõigelt nagu selles mõttes ta on siuke väga, väga äge keskkaitsena välja. Nii, ma lihtsalt ütlen kandidaadid veel, kes olla võiks. Tammet ja Manuel. Miks? Löönud 3 väravat, mis keskkaitse kohta on päris silma paistev. Et kaitsena. Ma ei taha ropendama pask. Aga vähemalt 3 väravat. Ei, aga me lihtsalt fikseerime ära, et 3 väravat keskkaitse on löönud, et tal on mingi haige nina. Siis võib Lauri panna sinna. Ma alles jõuan. Et Florast oleks keegi, siis ma ei tea, kes Florast mulle tegelikult on veering meeldinud miski pärast, kuidas ta juhendab. Mul see väga meeldib. Vist Kolobov on väga silma paistev tegelikult olnud üsna okei, aga ma arvan, Florast ei saa panna, sest seal ei ole kedagi. Mida ma öelda tahtsin, Harjus, nii Laur kui Liit tegelikult mulle väga meeldinud mõlemad, et see Harju edu, üks alusid on ka see, et see Laur Liit on miski pärast. Paberil tundub selline jube tahtlane kaitseline, olgem ausad. Laur on nagu, mõlemad on natuke ei ole kõige teravama esimest sammud, et seal on nagu tunne, et sealt võiks nagu osavusega läbi tulla küll, et mõlemad on natuke suuremad, jõulisemad. Aga võtan rääkvast, Laurist muidu ülikahju, see, et ta on teistest nii palju pikem, ta on iga mäng lihtsalt kollase selle pärast, et mingi poolel ühe mees läheb tal küünarnuki vastu, no jumal küll. Et selle asja võiks ära lõpetada, rohtem kui ühe korra võiks ka nagu mõelda või vaadata, et no tõesti, kui see pitusvahe nii suur, sa ei saa anda iga korda. No laiasest kui Lauri jookseb, no siis nagu ja täna mingi Jakovlev, no siis igal juhul Jakovlev saab ta on küünarnutini, siis saab küünarnut näkku, vaata, kas see Lauri punane, siis ei ole ju. Saab jooksma niimoodi, jah? Et lõpetame ära. Ja Kalju kaitseliinist on ta nagu Ooper tõi välja Tambedu puhul ma on soperdanud, Levadia vastu tuleb välja. Vutušić, eile vist tekitas tema penalti. Mul võib-olla kõige vähem ups on jäänud üldse meelde Mašenkost. Aga ma ei tea, mis me paneme, valige ise. Ma Iboro võin panna, aga ma Mantrot sellepärast ei taha panna, et ta on mänginud mitte kõik mängud, vaid ainult 6, mis on selline võib-olla vähe, et sümboolsesse roossi saada. Vali oma Harju mees siis, ei saa Harju mees panna, jumal küll. Sa lubas, et keegi Harjust saab, ei, ma... Unitedis ütlesid, jah? Rõeta tegelikult päris jah, mõne... Paneme, ma tean küll, kuhu me saame kohe Harju mehe. Paneme, mina pakuks välja Mašenko. Et kuna Kalju on kõige parem kaitseliin, võib öelda, kes teile meeldib, Mašenko, Vutušić, Tambedu, kes teile Andres Opper otsustab, tahad Tambedu panna? No mina paneks ikka kuigi, ütleme nüüd teata, Lepik pani taga siin viimases mängus õlga, siis ta kuidagi üllataval kombel kadus sealt pildist, et ei, aga teelt on ta tubli olnud ja teelt on ikkagi Kaljust on, ja Mašenko ei ole ka paha valik üldse, aga ta ei ole nii palju silma paistanud, jah, et mulle meeldib natukene millegi pärast rohkem, jah. Paneme Tambedu, sobib, kuigi suurtes või on olnud taps rohkem kui eelmines aastal, aga kindlasti liiga üks ääreda mehi. Parem kaitse, paremad wingbackid läheb nüüd puu. Jah, see on kõige keerulisem tegelikult, ma ei tea kuidagi. Ma võin ise, aga ma võtan selle ja ta nii järru teka. Et isegi see valik mulle meeldis, ütleme niimoodi, et jah, nad on 4. kohal, et no vaata, mõlemad pidi nii kaitses kui ründas, et ta jah, et ta on näiteks ole 5. liinis parempoolne kaitses, kuigi miskjärst, ta mõnes protokollis võiks ka olla, ma ei tea, miks ta on alati vasak kaitses. Ma ei tea, kuidagi pannaks ära, ma vaatasin veel järgi, et ei eksi, et on paremas ääres, on. Absoluutselt, iga mäng vasak kaitsesse. Et tal on see eelis, et ta on see paremalt, mõnes mõttes oli selle jutt selle järvele juurde. Jah, täpselt. Aga saldo on vist 1+4, väga silma paistab. Ja äge vend ja ütleb Kalvet enda valik. Jah, ega nende äärtega on kõige keerulisem, ega seal Liivak pole kõike mänginud. Liivak on nüüd üks vahel jäänud. Ma mõtlesin ka, Liivaku peale mis mõtlesin, tal on üks on vahele jäänud, üks oli vist poolik on ju vigastuse tõttu, kui ma õigesti mäletan. Minul on ka siin Liivak on kirjas. Tal on natuke üks väravusööt ka, et on nagu pigem ta on selle ääre peal nagu hästi hakkab saanud, kui ta on eelmist looga, ta pigem on ju selline vahetusmees. Nüüd on tõusnud
kindlaks põhimeheks ja ta oli otsest vahetust pole ka, kui teda polnud Skvortsov selle ääre peal olnud ja ta on pidanud nii-öelda seda rolli täitma ja on nagu minust täitsa hästi hakkama saanud. Kusjuures see on päris huvitav, et kui sa mängijana, et kui sa treener ei sõima sind hispaania keeles alates esimesest minutist järjepidevalt, siis sa mängitud küll, vaata, et see mõttes, et tuleb välja, et võib-olla ei olegi kõik ei pea sõimuna tegema. Minul on selline väike vinkpall. Nii. Et mees, kes on lihtsalt saldo suures plaanis, natuke liialdan, on mängib 5 mängu, klubi on võtnud 5 võitu. Ühest neist ei olnud parem kaitsjana. Kalmõõtov. Et varjatult prooviti seda Kutke, prooviti seda Kolobov ja asjad ei toiminud. Aga näed, Kalmõõtov tuli, kuigi ei ole see parem kaitse võib-olla keegi eelistatum kohta, aga vasakujalgne poiss. Aga tegelikult lihtsalt statistiliselt, et seal on vist see asi, et kui me räägime Flora väljavast ümbersunnist ja valitud tee õitsusest, siis et see võib-olla on selline õige mees. Ma arvan, see Rudenko oleks ilus küll, et me peame ära sellega, mul meeldib ka, et on erinevad klubid välja toodud, et siin kaitses on Rats, kahe satsi vahel siis Harju on eespool, vaata ka. Et las jääb Rudenko, ilus mees. Ilus mees. See oli see teema. Teame Eigo eelistusi. Kaalukeeleks oli. Nüüd on siis kuna me teeme rombi, siis rombi, sinna võib siis 3 meest tulevad alumisteks poolikuteks, et see ülemine jääb selliseks, ülemine ründajakoht jääb hilisemaks, et sinna läheb erinevad ründajad, et nagu Levadial, et Solotood ja kõik võib visatada need alumised poolikud, keskpoolikud, neid siis me peame siin välja otsima Eestist. No, ma arvan, ma pakuks Ainsalu, et siin on Ainsalu mul... ma lihtsalt ütleme, räägime siis Ainsalust võib-olla kohe ära. Ainsalu pool vist ei ole kahtluski, et on Ainsalu vist, ma ei tea, erinevad, kui sa vaatad erinevaid neid, kes on teie rohkem võtmesööt andnud ja mingites sellistes asjades Ainsalu on tegelikult. Kusjuures ta on viimastes mängudes natuke raisanud, et tal on sellised kindlad, mis mingis mängus lõid väga super väravad, siis viimastes pani, ma ei tea, sinna raudteeröömastele selle palli ja nii edasi, aga ei, ta on ikka kindlasti üks Levadia edu võti. Patu siis ka, teeme siis ringi peale, keda sa patuks? No, misest mulle Kaljus Karommi siht on meeldinud, et ta võrdes eelmise hooaega natuke väravaid lööb vähem, aga samas ta on sööta jaganud. Aga seal on see asi, et kõik söödud jädas ühes mängus. No, see selleks on ju, aga siiski ta on töötab kõvasti, kui on vaja sellised nii-öelda rohkem nii-öelda siin ma ütlesin ka kaitsava suunitlusega, et siis ta pigem nagu minu sobitub sinna mustrisse. Mina näiteks patuks keskkaitsetest välja sellise nime nagu Cabral Paidest, lihtsalt sellepärast, et on tassinud. Isegi kui ta kaitses tuleb prohmataid asju, siis see, et me räägime esimesest ringist, siis ta on tassinud ühe võidukoju selle Narva Transi vastu ja ma ime sellega Levadia vastu tegelikult tassis võidukoju. No ja temal on need karistuslöögid, ma ei tea, kas ta mängulises poolest ta nüüd tassib, aga ta on jälle löönud need standardolukorrad on tõesti tema leib, see ikka on vägevad väravad olnud ja tähtsad. Nii, see ütle Patu veel mõni nimi. Mul on siin, endal on siin veel 3 nime, mida ma arvan, et võiks välja tuua, vaatame, mis lähevad täppi. Jah, nii keeruline tegelikult, ütleme, mul ei tõuse nagu ütleme, et Kreida kuidagi sinna, no ei saa, mitte mingit moodi ei saa ja siis ma ei tea, siin Musoliitin võib-olla võiks nagu, aga ja temal on need väravad, mis tavaliselt tal on jalas, need kaugel mõnusad kasti taga, need on nüüd olemata olnud, aga just see mängu ja see kõik see asi käib juurde seal, ta on kogu aeg nagu osaline. Ta on jah, pidevalt jooksnud. Pidevalt on silmas. Mul oli siin esimesed 3 olid ka Ainsalu, Siht ja Musoliitin. Aga ma võin öelda, ja 4. mul ongi Kreida, keda on käsi nagu no mul on lihtsalt see, et esiteks ta muidu tegelikult on ta ka näitanud normaalset mängu, aga mulle ei meeldinud see nagu see räpasus vaata seal karika mängus, see superkarikas siis vist oli, kus ta lihtsalt vastu jalgu andis, et selline, see võiks olla võib-olla 2 või 3 mängu rahulikult tribüüni peal sellise asjaga, et aga samas on ta seal Floras keskväljal ülioluline lüli. Siin liiga kohta ta ikka seda klassi nagu on ja seda rahulikkust ja ta suudab seal seda keskel seda palli
palli tema nagu peal ma liigutada. mäletan midagi seal löödi ära, keegi lõi ära ka, et need kaitses ka ei saa nagu olla väga happy siis. ma ütleks, et võib-olla väga alahinnatud kaks meest, ma vaatan lihtsalt liidri otsa, et Peetson alumise poolkaitsjana päris haigelt olulises rollis, et kuidagi väga ja varjatult ma arvaks liiga ma ütleks varjatult ülihea mängija selle hooajal olnud, ülioluline on Roosnup, ma arvan teda... Roosnup, mul oli ta mõttes, aga kuna sa tahtsid ise rombi, siis ta on teise koha peal. ei, miks, ta on ju rombi teine äär. Aga sa küsid praegu alumist poolikut. Ei, üleüldse, alumist kolme. Lausa kolme, okei. Et sinna Ainsalu on ju raid rombi ääre peale panema. Ma mõtlesin praegu täitsa keskmist. Kes sul veel? No see sama Roosnup mulle oleks väga sümpatiseerinud, et tema on nagu teinud sellel hooajal ikkagi kõva sammu ettepoole, et väga oluline, väga meeldinud. Mis me paneme? Tema Hispaanias sõimu nii palju ei saanud, aga samamoodi kui Liivak on nagu kuidagi läinud edasi samamoodi Siht mulle ka, et kui sa nüüd mõtled terved kolmikud, jah, siis sinna tulebki veel Siht on ju, tuleb juurde. Kelle me valime siis? Ainsalu on kindlasti. Jaa, Ainsalu on kindlasti, noh. Kas mina ütleks, et me ei saa kogu Levadiat valida sinna. Ainsalu, Peetson ja Roosnup. Ma lihtsalt ütlen, et me peame, minu loogika ütleb, et kuna Paide on kolmas, me peame ühe Paide mehega panema. Kui ta ei taha siin ühe Millerile anda argumente keskväljale, siis ma arvan, see Cabral võiks olla, ta on lihtsalt sellepärast, et ta lõi need paar asja. Ja need tähtsad väravad, okei. Sest ma muidu ei ole ühtegi Paide meest. Seda küll, nad ikkagi on ju 3. kohal siiski. Ja 3. mees, ma annan sulle variandit, siis mis ma annan sulle? Roosnup, Musoliitin, Siht, Peetson, sina saad valida. No pane Siht siis, jah. Paneme Siht. Kahju, Roosnup on andeks. Anna Roosnup jälgida. Levadia on päris palju juba muidu. Anna Levadia on liiga liider, peab küll palju. Teeme see ründava pooliku ära, see on kõige huvitavam. Mitte ründav poolik, seal võivad ükskõik mis see mitte ründajad olla ääred. Ja sest nagu Otoome, oleks Otoo tahad, siis Otoome paneks siia rombi tippu, eks ole. Ääred lähevad siia sisse, aga ma arvan, et siin on paar päris... Ma ütlen, see romb ei ole normaalne taktik. jah, siin võib iga üks ole. Mul Nõmme Kaljust Nikita Ivanov meeldib mulle. Paneme Ivanov. Ivanovil häda muidugi see, et seda stabiilsust ei tule, et tal on ikkagi see, et mingites mängudes vaatad, opa. Ja siis mingites mängudes on see, et Andreev lihtsalt viitsi karjud, võtab välja, vaata, pool tundi vaata, rauamaa räuska, vaata. Nad mingi poodi sugulased ei olnud. On küll minu sugulased ka, jah. Aga ma ütlen, et Ivanov, hea ja halva päeva Ivanov on, ma ütlen, tal on... No aga Roosnup saab ka sinna minna tegelikult. Roosnup oleks pidanud allapoole minema. Ma olen siin veel paremaid pakkumisi, kes on ikkagi mängivad ründava poolikuna ära. Skvartsov. Jah, Skvartsov, 3+4. Oleks päris hea pakk. Ma ei tea, Skvartsov on see kirjas, kui ma pead kedagi muud veel ütlema või? Mina ütleks, mina ei paneks Skvartsovi, mina paneks hoopis teise mehe. Ovuusu, minu lemmikmees, Ovuusu. Aga ma arvan, see on päriselt nendest ründates mängijatest Ivanov, eks ole, Skvartsov, Sohnja on hootjana, tal pole stats järgi tulnud, Ivanovil sama asi stats pole järgi tulnud. Ei saa ära unustada meest, kes ikkagi paneb nurgalöökidesse ära Belarusviilit. Aga ma vaatan. Ma tean, me ei saa sai luba. Ei saa kuidagi. Aga samas, kui on näiteks kogu selle... Siin on liiga palju mängijaid enne teda. Selle formatsiooni on näiteks Alama, et kus tema üldse võiks sakutada? Tema oleks selle koha peal, sama koha peal oleks. Ma ütlen, nagu Slava mängitav selle koha peal erinev meid. Aga Alamaal ei ole statse, ei ole järgi, et Alamaal... Ta on ikka äär, jah, aga... Ei, mitte see äär vahet ei ole, kas see on ründavaks mängijaks Alamaal peaks olema statsi näitsa rohkem. Oota, jaa. Tal on praegu, mis teil on 1+3 või? Jah. No jah, vaat ei tea, jah, Alama teelt on väga hea hooaja teelt selle esimese ringi. Ma arvan, Skvartsov ja Ovuusu on, ma arvan, need kaks nimedes, millest me oleme kõige rohkem rääkinud, et... Võib-olla nüüd viimases voorus võib-olla natuke vähem on ju, et... Jah, mõlemad on tagasi. Ja täpselt, et alustasid väga hästi hooaega. No Skvartsovil on üldse see häda, et iga kord, kui Otoo sisse tuleb, paneb mingis karistuse nurgast rist, et ma arvan, et minu poolest võib ka Skvartsov olla, et
kuni mina ise hääletaks Uusu poolt, sest see on kuld lihtsalt. Uus on rohkem ründaja ikkagi või? Ei, ta mängib ju ründaja taga ikkagi. Meil läheb puhast ründajat nagu on. Usu häda või see on, et ta on löönud enam-vähem sisse vist pooled löökidest, mis on ebareaalne statistika, ebareaalne. See mõttes, et see hakkab tasanduma, et see numbrid vist 4+1 on praegu, et need tutvuvad ära. Halamaal ka 3+1 ei ole kõige hullem ja ründaja ääre kohta on need okeid numbrid ja aga Flora 5, ma saan aru, sa tahad ainult, eks ole, Flora 5 on surnud. Sa oled tavaliselt öelnud mulle, et ma võiks kogu neid vanemaid mängijaid nagu valin või nimetan, et valin mõnikord nooremaid ka, ma siin proovin, vaata. Vanemast Skvortsovia, vabandust, ükskõik. Ja ründajad on vist lihtne, et seal on 3 varianti on vist. Tambeduu, Sappinen, Männilaan. Et on 3 meest, kes on Tambeduu, me paneme Naruni kirja. Vaat see on see Andres Ooper jada passi, vaata, ta on teisest voorust, ma mõtlesin, mis kurat, mees on jälle joomatan, räägib teist voorust, see Tambeduu on äge, vaata, just liigub, sealt tuleb, mul oli ikka pitjalt tutlas eelmine aasta Tambeduu, ma olen nagu see, sul on mingist mehest mingi arvamus, vähemalt visalt traub ära, vaata, ma vaatan mitu, nüüd lõpuks ma näen, et Tambeduu on täitsa, ta on mingi see triblingute osas on vist teisel kohal Alama järel mingid võtmesöödud, mis on selline, ta on sellega on üsna ees otsast, et jadab pall ei ole täitsa haige. Ma arvan, et kui me peaksin valima ainult ühe, siis ma arvan, et selle esimese ringi või kindlasti on tema number 1, jah, selline, kas ta nüüd üllatus on ju, aga jah, et ja teine mees, ma arvan, et Sappinen vist on ausam kui Männilaan. Või mul on ükskõik. Ma ei tea, see omavaheline mäng, kui mängis Levadia Flora, siis oli ikka väga õnnetu kuidagi, aga ma ei tea, mis see stat ütleb. Sappinel on 5+3, Männilaanel 5+0, et selles osas vist on Sappinenil väike eelis. Väike eelis on selle järgi, jah. Varjatud, 4. variant on Orlov, kes on ootamatu ei, ma tahtsin öelda, minu valik seal draftis Vendel, et tuleb vaikselt. Vendel vaikselt hakkab tõusma. Tuulest tuleb, jah. Ma ei tea, mis Anierist arvata veel, et nüüd hakkab jalgu alla saama, aga tal vist teeb ikkagi vigastusliiga. Kui muru roheliseks läheb, siis ehk. Jah. Ehk siis, et saab veel ümber vaadata, ehk siis hetkel ei väravas Berk Ralju, Raitselin paremalt Rudenko, Iboro, Tambeduu, Saliste, Rombi alumised 3 meest on paremalt Ainsalu, alumine on Rabral, vasakul Siht, ründaja tagas Skvortsov ja rünnakul Tambeduu, Sappinen. Kõlab nagu selline täitsa okei. Võiks mängida küll, jah? Jah, mina võib-olla oleks paar meest teistmoodi panda, aga ei ole. Ma rahjuks ei ole. Siis saate püürer. Aga ma ütlen, et Vahepeal vaatan, Kersti Kaljulaid hääletati maha. Teeme siis saadet selle ajal kuulus EOK happening, et eladu. Et kes meil Eesti sporti nüüd juhtima hakkab? Jah, et nii on. Ja räägime siis natuke viimase Leegioni asjad ära, et siis saame täpselt sellise saate nii, et ma saan tööle minna. Et igatahes, otsused võeti vastu. Mida ma tahaks öelda? Meie saadet kuulati. Minu aasta on väga sarnased, ainult näiteks ole, et see, et pikk Artjuhov, pikk võistluskeeld, mis ta siis on põhimõtteliselt pool aastat, nagu me ütlesime lõpuks on ju. Tingimisi keeld on ju sellele satsile, mille sina ei vastu tehti ära, et ei tohi jama olla, nagu me eetsime, et kõik õige. 3 mängu oli juuni lõpuni vist oli ja siis 1 augusti järsku või? Aga siis jah, mis mind nagu üllatas oli, et 1 noor mängija sai tõesti 4 kuud, mida on päris haigelt palju, päris palju. Ja siis teised said, mis ta siis on? 2 kuud või? Jah, teised said 2 kuud, mis on selline. No okei, et võib-olla pole näinud, võib-olla tõesti oli seda 4 kuud väärt. Mis mind häiris võib-olla, et see, et põhimõtteliselt 1 mäng oli ilma publikut 7 päeva, seda vähe ikka. Kui me 1 osa sellest murest olid räuskavad lapsevanemad, on ju, siis kes olid aia taga, jah, et nemad oleks võinud ikkagi ju kauemaks eemal jätta. Ja klubi siis sai tonn. Aga arvestades, kui vaene Eesti jalgpall on, siis see tonn on selline okei karistus. Me ei saa klubi pankrotti jääda, et 100 kilo, et sai läbi. Pange staadioni hoone müüki. Et saigi see asi läbi, et inimesed said siin mängudel käia, said veel treeneritelt ja klubijuhtidelt viimased laused ja
nii ta läks. Kiidame taristuse teaduse. Mina oleks, ma ütlen, et mina oleks veel lastele natuke vähem pand ja võib-olla ka tingimisi võib-olla isegi ei mingid asjad ikka ja see pigem lähmas ka, et võib-olla mängijatele tsipa vähem, samas ilma publikuta neid mänge kuidagi, ütleme seda lastevanemat osa kuidagi rohkem sisse tuua nagu, et see oleks, ma arvan, olnud loogilisem. Aga loed seda Leegioni juhtida, tegelikult on õigus ka, et natuke läks asi natuke üle, minu veits läks üle tapi. See esimene vabandus jutumärkides, see oli kehva. Teine oli juba ka konkreetsem, et kogu jalgpalliperelt paluti vabandust ja sellega oleks pidanud alustama lihtsalt, et sellega nad jäid hiljaks, aga muidu okei reaktsioon pärast seda, et jah, peavad tegelema ja loodetavasti tegelevad ka, aga see, ma ütlen, siin on läbi käinud ka, et siin peab Leegion tõsiselt järgi mõtlema, sest see ei ole esimest aastat ju, et see on natuke sügavam probleem neil, et sellesse peab jalgpalliliit ikkagi sisse vaatama, mitte peitma ja panema sahtlisse, et aga mis on see, et natuke ma ei selle päris see minu, aga samas see Leegion mõnes mõttes on ikkagi see tiim, kes võtab, see tuleb võib-olla alustada, võtabki ju ikkagi Lasnamäe koolidest neid pätte, kes ei olegi tahaks võtta päris nii ei ole. Ma tahaks ka vaielda. Okei, rasketest peredest lapsi, neid umbkeelseid lapsi, nad võtavad ju sellised, et nad ei ole, me nagu räägiks nagu sellest mingi käiksin Gustav Adolfist ja mingist Prantsuse lütsimist lapsi võtmas ja siis on mingid retsidivistid tehtud. Ma tahan küsida, kas nad on kuskilt välja praagitud, et nad võtavad. Tiidus tuli ka võttis või? Vaatas Andres, vaatab kriminaal muidu. Ei, aga päriselt, see mõttes, et kui sa teed seal Lasnamäel seda, on ju sul... Aga ta ei ole ju Lasnamäel, ta on ju kesklinn. On ju need Kopli ja need on ju rasked... Ismari on Leegioni kodu ju. No vahet ei ole, kus see kodu on, see mõttes, et on ikkagi Lasnamäe, Kopli ja selliste nagu teerused lapsid ka, et seal natuke peab klubi kiitma taha, et me ei saa öelda, et see Leegion on nagu üdin paha. Ei, aga jah, selles mõttes... kui te natuke vaataksite, siis see jah, on olnud läbi aastate, on ikkagi ju see karmi mängustiiliga nii-öelda, et jah, see, et see nüüd plahvatas, see on nagu selle kõikide asjade ju tulema, et siin tuleb ikkagi vaadata sügavamalt, see probleem on olnud pikemat aega õhus, et siin on käinud mõned treenerid ja mõned jutud on ju läbi käinud ka siin, et nüüd lõpuks said mingid karistused, et nüüd peavad vaatama ja käima need koolitused läbi ja loodetavasti see aitab. Et jah, loodame, et kõik said targemaks ja laseme nüüd lastel olla, et võib-olla ei peaks seal fotoaparaatidega... No ma arvan, rohkem äkki ei minda ka, seni kuni mingi uut pahandust tule, seni ma arvan... No eks nad on kõrgendatud tähelepanu all ka vastas emade, isade poolt ja et ma ei tea, kas pannakse rohkem õli tulle või... Kas just õli tulla, aga ma arvan kaamera küll nendel mängudel nagu huugab kogu aeg, et see võib küll suhtest nagu veendunud olla. Et kui keegi muu ei pane, siis kodumeeskond, vastasmeeskond ikka paneb. See tuleb seebikas välja siin. Aga ma ütlen, laias ma pigem kiidaks seda karistusi, et vaatasid otsa, ei olnud tunnet, et prooviti kinni mätsida või prooviti teha, et seda pead liiva alla peita, et midagi ikka tehti. Võib-olla klubile oleks oodanud mingit laiemale, et nagu me räägime klubist ju sellisest, võib-olla mingit suuremat asja. Ja nagu sa ütlesid ka, et kui sa rahaliselt paned seal 10 000 peale, siis on juba see, et ma arvan, klubi mõtleb, et mis me nüüd teeme, et ega siin ju raha jalgpallis on vähem, rahaline karistus, ma arvan, ei saaks kindlasti olla see, et see pigem ikkagi sama see treenerite harimine ja koolitamine ja mõtlen, kõige rohkem võib ikka ma arvan see kuidagi lastevanemate osa jäi minu meelest nagu väikseks, ma ei tea, kas või sealt peaks siis kuidagi, ma ei tea, neid ka siis, ma ei tea, kuskil koolitusele, kuskil suunam või mingi see osa oleks võinud nagu minu meelest olla veel, jah. Kuigi ma ei tea, mismoodi neid nagu sundida saab. Ja sundida võib-olla ei saa, aga ja võib-olla tõesti klubi võiks ise siin võib-olla mingi sellise, ma ei tea, jalgpalliliiduga koostöös teha oma lastevanematele sellise koolituse, et mis on sünnis, mis mitte. Et nüüd võiks jah kõik õppida sellest. Nii on. Rohkem, mis meil teemasid ei olegi. Andres Hopper, mis siis, kuidas siis esiligas elu, et... No jah, et mis siin ikka natukene, täna õhtul on Velko Elvaga
ja ma mõtlen, mis teil edasi, teil on meil on 10 võõrsil mängud ja meil läheb mai keskel bussisõit on ees ja seda on ka, mõni bussisõit tuleb ka, aga ja meil läheb plats vahetusse, nii et ma ei tea, päris pikalt vahetavad, aga jah, siis saame uue kunstmuru. On täitsa 10 mängu võõrsil, jah. Päris õige. Ja siis oled ainult kodus, et nagu eelmine aasta siis on natuke võrdsemalt seda. Nagu see laadri oli, et sama asja saate üle elada, et mõnus. No jah. Ja tead, nüüd saab hooaja lõpu vähemalt on kodus lõpetada, mitte võõrsil. Meie jaoks on vast olulisem kui mõne tuubli jaoks, vaata, et kui me oleme veel siis kõrges mängus ikkagi sees, et siis on hea kodus lõpetada. Fännina muidugi oleks võib-olla pahane, et üldse kodus mäng ei ole. Ei no jaa, selles mõttes, aga see väljak oleks vaja ära vahetada, loomulikult tahaks, mis see on, juulikuus oleme tagasi, 11 juuli peaks olema kodumäng ja et siis on aega vaadata. Aga siis viimis fännid saab suvel randa minna rahulikult ja välismängudele sõita, Velkosse ja aga no oleme ausad, teil on vist kõik mängud on võõrsil mängud jutumärkides, ma arvan, pooled on Sportlandil nagunii, et sa oled see ei no on ju, Flora mängib seal Kalev järgmised 3 ongi tuublite vastu, et jah, eks tulebki nüüd mõelda uued need eesmärgid või väiksed sellised väiksed jah, need väiksed motivatsioonipaketid, et kuidas me nüüd hakkame edasi minema, et teeme järeldused sellest viimasest mängust ja eks liigume edasi. No, õnneks ei lasknud Velkot ennast liiga kaugele, aga eks tänane, vaatame, edu Elvale. Aga Joelile sõnumi saate, aja poisid ikka küta üles käest. Et ega jah. No, mis siin ikka öelda, et no, päris, Velko tiibu kärpida natukene. Aga ma ütlen, päris seda vaibi nagu korvpalli esiliigas ikka ei ole, vaata 1500 inimest, möll, värgid, särgid. Teise nägite, kus igal pool oli see pühapäevane ilm, oli lõikas lihast ja luust läbi see külm tuul. Et jah, õnneks meile see lumi ei jõudnud, aga jah, väga ebamugav on, et sa võid rääkida ja seal kuskil hallis, soojas, mõnus. Ja külm õlut juua. Aga kes see rääkis ja kuskil olid üle järjekorrad. Et see on jah, nii on. Lõpuküsimus Maidis Kalvetile, kas süda hõistub, et Kersti Kaljulaid maha võeti? Kas sa oled kurb käed, pidid saadet tegema sellise Eesti spordi suursündmuse ajal? Kusjuures ei ole kurb, et mul siin täna muud teemad üldse, et ma täitsa juhuslikult praegu siin sattusin uuesti peale sellele, et pigem on kokkuvõttes jah, küsimusi oli, aga samas ma ütlen see, et siiamaani ma ei ole saanud ka nagu lahendusi, et mis nüüd nagu saama hakkab, et pigem nagu see küsimus jätkuvalt nõus, pigem oleks meeldinud see variant, kui oleks tuldud kohe välja mingi konkreetse nii-öelda paketiga, et näed, kui võtame senise juhi maha, et siis me läheme edasi nüüd niimoodi, et aga kuna sükest kas nüüd on Erki Nool või? Ei tea. Erki Nool, Euroopa president, see on umbes sama Joel Lindberg või Tarmo Rintu, Eesti jalgpalliliidu president. Nad saanud pullivad iga normi. Aga ma ei tea, kas see päris nii läheb. Okei, möla nurk, sain ka tähtsalt. Mul meeldib see möla asi lõppu jätta ikkagi, et see oli esimene ring läbi. Eladu, minge siis vaadake vahepeal jalgpalli näiteks. Head mängud on, väga printsipiaalne mäng on meil juba, mis ta 30 on, neljapäeval, Flora Laadri. Otsustatakse 4. koht. Tegelikult on ju hea mäng. Ei on enne, jah. Flora on üht-teist tõestada, et avaringis ju kaotasid, et ja minusugusele Tallinna veel ainus Tallinna mäng. Ma ütlen, vahepeal see traafik jääb kettasse. Kas teile näiteks see kolmapäev 4 mängu oli samal ajal enam? Oli küll, jah. Jumal küll, ärge panne 4 mängu samal ajal, see mõttes, et üks põhjus... Ainuke see Nõmme derbi hakkas 3 veerandist ülendavit 7 on ja just niimoodi oli, jah. Et see mõttes, üks põhjus, miks me nagu saades mängud, siis sa rääkid 4 mängu samal ajal, reaalselt sa näed ühte neist, et see mõttes 3 mängust, kui ma sa ei tea, ei hakka umbluud ajama, see mõttes. Aga alati võib proovida, on ju. See on, kuule, petmine on see, kui sa mängi ei vaata ja siis sa räägid nagu spetsialist ära. Lõpuküsimus Andres Opperile. Tegelikult seirud ei ole. Öelge, kuulmiseni ma panen grilli kinni ja lähen alustan oma veebivahetust. Nägemist. Ja oota, grill, hea siin. Kuulmiseni. Delfi jalgpallistuudio lõpupile annab Olipet.